Filmikriitikutel tundub üliäge töö. Sa lähed kinno, vaatad filmi, lähed koju, kirjutad sellest veits ja saad raha selle eest. Aurelia, kas filmi arvustuste kirjutamine on tegelikult ka nii lihtne? Ei, ma tegelikult arvan, et seal kindlasti on palju rohkem mõtlemistööd, sellist omaette aega, enesereflektsiooni, et tegelikult see kirjutamise protsess ise võtab tihti tunduvalt rohkem aega, ma arvan, et kui see, mis lõpuks välja paistab. Aga kindlasti on sellel tööl ka omad võlud, aga samal ajal ma arvan ka seda, et vähemalt Eestist teavad paljud inimesed seda ikkagi ka missioonitundest, et tegelikult ma alguses kirjutasin ka päris palju näiteks kunstist, aga kuidagi film oli see, mis jäi kõige rohkem fookusesse. Ja selles mõttes see minu jaoks kindlasti on juba saanud väga suurel määral elu osaks, aga on seal kõrval ka teisi asju, millega ma tegelen. Aga et see, et ma lähen kuskile filmifestivalile, olen 2 nädalat kuskil filmide sees ja pärast üritan seda edasi anda, et see on kindlasti väga suur osa sellest, kes ma nüüd olen. Ja. Mis eristab tavalist ja head filmiarvustust? Ma arvan, et see on nüüd väga maitse küsimus. Et Sinu jaoks? Minu jaoks, mis mulle meeldib ja mida ma ka ise üritan teha nii palju kui võimalik, on see, et ma panen sinna sisse mingit, kas alati just sotsiaalset nooti, aga ma püüan seda palli põrgatada selle filmi juurest kaugemale. Ehk siis traditsiooniliselt tegelikult filmikriitika on pigem olnud see, et sa vaatad seda läbi näitlejate, läbi režissööri, läbi selle filmi enda ja see on ka väga põnev lugemine alati, kuna see filmi ajalugu ja filmi teooria on ju kõik väga põnevad. Aga mulle tegelikult meeldib, kui see läheb ka natukene kaugemale. See, et see pakuks ka sellist sõnavõlu või lugemisnaudingut on kindlasti üks. Ma arvan, et filmi arvustus võiks olla huvitav ka neile, kes ei ole ainult filmiringkonnas. Ehk siis mina üritan seda alati jälgida, et ka inimene, kes mitte midagi ei tea sellest režissöörist, sellest näitlejast, sellest filmist, et ta ikkagi saab sealt midagi enda jaoks põnevat, võib-olla lavastab midagi uut. Ehk siis ma arvan, et filmikriitika üks roll võiks tegelikult olla ka võiks olla tekitada huvi, et inimesed tegelikult just leiaksid selle režissööri või selle võib-olla natukene rohkem sellise arthouse filmi ülesse. Ja mis veel, ma arvan, et sellised huvitavad vaatenurgad, kindlasti julgus avaldada oma mõtteid, aga et selline täielik ausus muidugi tänapäeva maastikul on nii keeruline. Ma arvan, et iga film, ka mulle ei meeldi väga paljud filmid ja ma ei nõustu väga paljude filmidega. Aga ma arvan, et ikkagi seal taga on väga palju tööd alati ja selles mõttes on oluline, kui vähegi võimalik, siis ma arvan, et on oluline püüda seda mõista, et mis see režissöör tahtis öelda ja mis seal tegelikult taga on. Et mitte lihtsalt kohe siis seda nii-öelda maha trampida, et kuidagi selline, see on võib-olla veidike hipilik vaatenurk filmile, aga selles mõttes ma kuidagi näen, et see on aus. Kas filmi arvustuste lugemise puhul võib olla ka selline oht, et seal on nii detailselt kõik ära kirjutatud, et ma ei tahagi seda filmi enam näha? Nagu sain aru just sellest filmist. Jaa, kindlasti, et selline, kui palju spoilida on kindlasti alati selline küsimus, et mis on seal võib-olla minu nägemus on see, et anda ära see filmi ütleme natukene sellest süžeest, et ikkagi inimene saaks aru, mis seal toimub, kuhu žanrisse see enam-vähem paigutub, et kas see on tema jaoks huvitav, aga sealt edasi kindlasti üritada vältida kõiki spoilereid ja pigem arendada mingit muud suunda, muud mõtet. Seda peetakse selliseks meediumiks, mis haarab sind kõige rohkem endasse. Ehk siis sa lähedki kuhugi kinosaali ja sa tegelikult sadudki hoopis kuhugi teise maailma. Et ma arvan, et kindlasti see on just see, miks film on sedavõrd võluv. Kindlasti teevad seda ka raamatud, aga natukene teistmoodi. Aga samas, kui me mõtleme näiteks kaasakse kunsti peale, siis kunstigalerii kogemus on hoopis midagi muud, et selles mõttes film on nagu kõige terviklikum.